tere, mina olen Tanel, sellisest ettevõttest nagu Smiley. Siit võib vaadata, kuida kirjutada, muidu on see variante nagu alati hästi palju. Te olete tükk aega kõik istunud ja kindlasti olete natukene väsinud ka. Millest ma räägin? Meiliturundusest. Kes teist praegusel hetkel teeb oma ettevõttele meiliturundust? Käsi püsti. Üks. Okei. Ma ei tea, kas on mõtet edasi rääkida üldse või? Just. Nüüd küsimus, kas teil on plaanis tegema hakata? Läheb juba paremaks. Sotsiaalmeediat kasutate? Mõne sõna siis Smileyst ka alguseks, et turul juba 15 pluss aastat, meil on 20 000 ja natuke rohkem kasutajat. Läbi meie saadetakse turundus meile circa 200 miljonit meili kuus. Turuosa Eestis circa 85% ja välismaalt ka 1,2. Miks ma küsisin seda sotsiaalmeedia asja? Kuidas teie nagu teete hommikul? Mida te esimese asjana teete? Kas vaatate meili? Tõstke käsi püsti, kes esimesena loeb hommikul mailboxi. Üks inimene logib sisse Facebooki, Instagrami, TikToki, kuhu iganes. Rohkem. Või siis vaatab kuskilt uudiseid või mingeid selliseid asju. Tegelikult, kui te vaatate seda, siis uuringud näitavad, see on küll nüüd ausalt öeldes vist 2 aastat vana näite, aga keskmiselt esimesena asjana vaatavad inimesed meili, siis otsivad midagi ja alles 3. kohal on tegelikult sotsiaalmeedia. Hea näide ka siin paari kuu tagusest või see oli kuskil 6 aega tagasi, et mis sa siis teed? Facebook kukub maha, Instagram läheb kinni, midagi teha ei ole, lähed otsid kuskilt midagi. Aga miks siis kasutatakse tegelikult nagu meiliturundust? Mida aeg edasi, seda keerulisemaks on jõuda oma sihtrühmani erinevates sotsiaalmeediakanalites. Sa pead väga laheda mingisuguse viraalse asja tegema, et sa jõuaks kuskile otse hopsti klientideni ja et nad kõik vaataksid, laikiksid, jagaksid, teeksid mida iganes. Meilidega on märksa lihtsam. Punkt 1 on soodne. Kui te vaatate seda, et kui palju on täpselt seda sama, et vaatamisi või laike teie mingisugusel sotsiaalmeedia postitusel versus sellel, kui palju on teie kampaanial, kui teil on hästi korralik sihtrühm, teie kliendilisti inimesed on kõik aktiivsed, siis märksa rohkem tähelepanu. Kliendid tegelikult ootavad turunduskirju, sellepärast nad ju teile oma kontakti andsidki, et nad saaksid neid kirju saada. Te saate alati seda mõõta. Saatsin kirja välja, 5 inimest avas, 3 inimest klikkis, 1 inimene ostis. Täiesti konkreetne. Panen Facebooki reklaami. Oletame, et boostin ka seda, 1000 inimest nägi, aga tegelikult ma ei tea, kes ostis, kes nagu tegi selle tulemusena mingisuguse asja. Return of investment on ilmselgelt meiliturundusel kõige kõrgem 1,44 ehk siis 1 euro panete sisse, 44 eurot saate tagasi. Ja kõige olulisem, see sama, mis ma ennem ütlesin, et Facebook kukub maha, Instagram kukub maha, meililist on alati nagu teie oma. Selles mõttes, et kasutate mingit platvormi, võtate sealt ära, lähete teise teenusepakkuja juurde. Need on need inimesed, kes andsid teile oma nõusoleku. Me tahame saada turundusmeile. Ma räägin natukene numbritest. Kui mind siia esinema kutsuti, siis ma mõtlesin, et mida ma räägin. Te olete kõik alustavad ettevõtjad või natukene juba tegelenud. Kui ma räägiksin seda, kuidas üles ehitada mingisugust meiliturunduskampaaniat või sellist asja, meil on olemas selline koolitus nagu meiliturundus ABC, see võtaks paraku 1,5 tundi aega. Ja suure tõenäosusega mõne jaoks, kes sellega tegeleb, oleks ta igav, teiste jaoks oleks ta huvitav.
aga see oleks lihtsalt selline tehniline ja põhimõtetest räägime natukene üldimastest asjadest. Miks meiliturundus ikkagi? Kui me vaatame seda, et meili kasutajate arv 2022. aastal 4,3 miljardit ja see aina kasvab. Ei ole nagu see, et kõik panevad oma meilipostkastid kinni ja kolivad üle kangesti kuskile sotsiaalmeediasse. Ja iga päev saadetakse tohutus koguses kirju. Loomulikult see on nagu see teema, et siin on need kirjad, mis ma saadan vanaemale. Ilmselt on võib-olla isegi pool hulka sellest, mida saadetakse spämmina, aga tegelikult ka asjalikku informatsiooni liigub nagu siit kaudu. Ilmselt loete te ka suuremalt jaolt oma meile juba mobiilis, ehk siis 41% kirju avatakse tänapäeval juba mobiilis, 39% arvutis. Ja kui vaadata siis seda, et siin üks viimane uuring TechCrunchis ütleb seda, et Gmailil on circa miljard kasutajat, siis 75% nendest kasutajatest loevad kõik oma meile mobiilist. Ehk siis alati, kui te hakkate tegema ka mingisugust meili, siis mõelge selle peale, et okei, see näeb minu arvutiekraanil väga lahe välja, aga milline ta võiks välja näha mobiilis, ehk siis, et ta ei läheks teil tohutult pikaks kilomeetri pikkuseks, mitte keegi ei viitsi enam nagu lõpuni kerida ja vaadata, et mis seal siis nagu lõpus näha on. Võib-olla natukene huvitavat informatsiooni selle koha pealt, et kui me räägime väikeettevõtetest, alustavatest ettevõtetest, siis tegelikult circa 64% ettevõtetest kasutab meiliturundust. Lähima aasta jooksul umbes 37–40% kaubamärkidest planeerivad suurendada oma meiliturunduse eelarvet ja siin on selline estimatsioon, et otseselt mõõdetavat tulu meiliturundusest aastaks 2024 võiks olla kuskil selline 12 miljardit. Okei, ma tegelen meiliturundusega, mõtlen seda, et kui tihti ma siis võiksin ikkagi oma meile välja saata. 33% turundajatest saadab e-kirju iga nädal. Kui me alustame, siis võib-olla paar korda kuus, hiljem kord nädalas, kui on mida jagada 2 korda, 3 korda nädalas. Üks hea nali on selle kohta, et saadad meili välja, ütleme, teenid sellega 10 000 eurot ja siis mõtled seda, et okei, väga lahe, aga saadaks 10 korda päevas ja teeniks iga korraga 10 000 eurot. Tegelikult ikka nii lihtne see asi ei ole. Kõige olulisem on see, et mille baasil me üldse mõtleme seda, et kui tihti peaks saatma. Miks me üldse saadame tegelikult meile? Kas selleks, et saada veebiostusid? Kindlasti, kui sinu eesmärk on või kui sinu ettevõttel on veebipood ja sa tahad müüa konkreetselt tooteid. Kui mul on informatiivne koduleht, mida ma siis tahan saavutada? Siis ma tahan tavaliselt saavutada seda, et inimesed tuleksid kodulehele, loeksid informatsiooni, külastaksid pidevalt, saaksid uut infot sealt. Olgu, mul on mingisugune loogika, kus on lojaalsus väga oluline. Siis ma saadan meile selleks, et lojaalsus suurendada. Hoida kogu aeg inimesi fookuses, et nüüd toimub see asi, nüüd toimub teine asi. Ja lõppkokkuvõttes need 3 asja, mis ma siin üles lugesin, oluline on neid omavahel väga hästi koos kombineerida. Sellepärast, et kui ma saadan liiga tihti kirju, siis on see, et inimesed tüdinevad ära. Kui ma saadan väga harva kirju, siis mõelge seda kas või sellest samast numbrist, mida ma ennem näitasin, et kui palju kirju saadetakse päevas. Kui ma saadan täna oma klientidele turundusmeili ja järgmise turundusmeili saadan oma klientidele alles poole aasta pärast, siis suure tõenäosusega on kõik konkurendid saatnud vahepeal juba 1000 kirja ja ma olen täiesti meelest ära läinud ja ma olen enda klientide jaoks nagu uus ettevõtmine. Ehk siis mõelge alati selle peale, mida te soovite saavutada, kui palju teil on mida öelda,
ja lähtuge alati sellest, et kombineerige neid omavahel. Siis te saate kätte selle kõige parema balansi, kui tihti oma klientidele kirju saata. Väga hea nali. Mis teie arvate? Kas meile on parem saata hommikul? Tõstke käsi, kes arvavad hommikul. Kes arvab, et õhtul? Okei. See on selline meiliturundajate nali, ehk siis kõige parem aeg saata on teisipäeval ja neljapäeval kell 10. Siis võite nagu garanteeritult saada seda, et kõik ostavad. Tegelikult päris nii ei ole. See on selline rusikareegel tegelikult küll. Kui me mõtleme seda, et circa 99% meilikasutajatest vaatab oma postkasti peaaegu iga päev, siis ikkagi millegi pärast on mõned päevad populaarsemad kui teised. Teisipäev, neljapäev, esmaspäev on suure tõenäosusega see, et inimene läheb tööle, ta tegeleb oma tööasjadega, tal on väga vähe aega tegelikult süveneda oma isiklikku postkasti ja reede on tavaliselt see, et ma mõtlen seda, et kohe tuleb nädalavahetus, mul ei ole ikkagi viitsimist nagu seal postkastis ringi tuhnida. Ja siis on tehtud mõningad uuringud, mis näitavadki täpselt seda, et parim kellaaeg on kell 10, aga sellele järgneb tegelikult hästi huvitav kellaaeg, mis on kell 8 õhtul. See tuleb siis sellest, et inimesed tulevad töölt, teevad ära oma kodused tegevused ja vaatavad siis huvi pärast postkasti. Äkki on tulnud midagi põnevat. Ja kolmandal kohal on lõunaaeg, ehk siis kell 2. Lähen jalutan ringi, teen väikese pausi, vaatan korra postkasti, mis seal on. Ehk siis proovimiseks teisipäev, neljapäev, aga pikem vastus on sellest see, et tegelikult kõik tohutult palju oleneb täpselt sellest, et milline on teie klient, mis ajal on ta aktiivne või milline on teie toode, teenus, mida te pakute. Mõeldes seda, et kui mul on kauplus, mis on lahti hommikul kella 9 päeval või õhtul kella 7, siis loomulikult ma kutsun inimesi selle vaheaja sees. Aga kui ma tegelen ööklubiga, siis päris äge on ju see, et klubi tehakse lahti kell 11 õhtul, aga ma võtan kätte ja saadan õhtul kell 6 meili neile, et kuulge, täna on meil tohutult äge asi, tulge kohale. Toimib just lähtuvalt sellest, millega te tegelete. Aga kuhu me tänapäeval siis tegelikult hakkame nagu jõudma? Kui mõelda seda, et võtan oma postkasti lahti, ilmselgelt teil on ka seal tohutus koguses meile, kõik saadavad kõike ja kõikidele, mida edasi aeg läheb, seda vähem selline kõikidele ja kõikide asjade saatmine toimib. Ehk siis, mis on oluline? Segmenteerimine ja personaliseerimine. Mida väiksemaid segmente te enda klientide hulgast suudate välja segmenteerida, seda rohkem te suudate neid alati kaasata ja seda paremad on teie tulemused. Me vaatasime ühe oma kliendi puhul seda, kus ta lõi enda kliendi baasist 78 erinevat segmenti. Kusjuures segmendid läksid lõppkokkuvõttes ka täiesti väikeseks, kuskil sellised, ütleme, 100-150 inimest segmendis. Ja kui sa suudad täpselt nendele pakkuda täpselt seda, mida nad sel hetkel nagu vajavad, siis sealt tulevad tegelikult kõige paremad tulemused. Hüperpersonaliseerimine. Te ilmselgelt olete kõik saanud selliseid meile, kus öeldakse, et tere Tanel, siin on sinu parim pakkumine või ka tegelikult saatja aadressi saab väga hästi personaliseerida. Kindlasti kõik teate vana hea nalja Liisa Poldist, kes teile kirjutab. Hüperpersonaliseerimine läheb tegelikult sinnamaani välja, et peale selle, et ta ütleb sulle tere Tanel, ta ütleb sulle kirja sees näiteks, et ma ei tea, neljapäeval on ainult sulle selle brändi tooted sellel kellaajal sellise hinnaga. Ehk siis
personaliseerime nime, asukohta, kellaaega, toodet. Ja kõige lõpuks minnes siis selle asja tipp otsa on siis see, kus kõikidele tehakse erinevad pakkumised. On siin paar näidet ka pärast seda, kui oleme ära vaadanud selle, mille baasil siis lõppkokkuvõttes tehakse kogu seda personaliseerimist. Ehk siis sul on kliendi persona, siis on käitumine, mida ta teeb kodulehel, milliseid kanaleid ta kasutab, milliseid seadmeid ta kasutab, kuidas ta sinu meilidele reageerib, millist sisu ta tarbib, millises kliendi elutsükli staadumis ta parasjagu on, mida sa saad kätte tema ostuajaloost ja lõppkokkuvõttes loomulikult sinna juurde see demograafiline pool ehk siis sugu, vanus, geograafiline asukoht, ostujõud, mis iganes. Kui te kõik need asjad kokku panete, siis te saate tegelikult hakata selliseid asju tegema. Siin on hea näide, ehk siis me saadame, kui ma olen suutnud kliendi külge panna sellise info, ta on mees, on ostnud meeste asju ja tema põhibränd on näiteks Five Seasons või mingisugune mis iganes Adidas, siis ma juba pakun talle konkreetselt sellisel juhul nende brändide tooteid ja meeste tooteid. Mitte see, et ma saadan sulle ühe suure kirja, otsi ise sealt välja seda, mida sa tahad. Või täpselt samamoodi. Siin on näidatud väga hästi ära, et kui ma tean seda, milliseid filme või raamatuid inimesed näiteks pidevalt ostavad, räägime ostuajaloost või räägime vaatamise ajaloost, päris hästi see teeb seda personaliseerimise ja segmenteerimise osa Netflix. Ehk siis mina vaatan põnevust, oletame, et mul on tegelikult ka veel aiandus ja kokandus, siis välja saadetakse üks pikk kiri, mis koosneb 50 erinevast segmendist, aga kuna minul on juures põnevuse tag, kokanduse tag ja aianduse tag, siis tegelikult mina sealt kirjast näen ainult seda toodete osa, mis mulle huvi pakub. Ja minnes lõpuks selle üks ühele asja juurde, on siis see, et te ilmselt võib-olla juhtute ka keegi omama partnerkaarti ja saama Selveri uudiskirju, siis tegelikult nemad on läinud sellega täpselt nii kaugele, et minul on minu tooted ja teil kõikidel on lähtuvalt teie ostuajaloost, ostukäitumisest teie tooted. Ehk siis see on lõppkokkuvõttes see, kuhu on võimalik jõuda, kui teil on teada kogu see asi, mida ma ennem näitasin, mille järgi segmenteerida. Ja teine asi, mis siis on selline asi, mida võiksid kõik ettevõtted, kes tegelevad vähegi meiliturundusega, on siis automatiseerimine. Ehk siis, mida see annab? 69% rohkem oste. See on alati hea viis, kuidas lahkunud klient tagasi saada. Mida tavaliselt siis turundusautomaatikaga tehakse? Mida see annab? Oluline on see, et selle tagajärjel te saate väga palju vähendada enda käsitööd, mingisuguseid loogikaid, mida te peale välja mõtlema, nüüd saadaks sellele kirja, nüüd saadaks sellele kirja, ei. Märksa lihtsam on kõik üles ehitada ja ära automatiseerida. Ehk siis oluliselt kasvab. Need brändid, kes ei kasuta seda, käsitööd on rohkem ja tegelikult sa ei jõua selle automatiseerimisega ilmselgelt käsitsiga võidelda. Ja sul on alati võimalus automaatikate puhul kasutada erinevaid triggereid. Vaatasin netist, klikkisin SMS-ist, vaatasin kuskil
meili sees mingit nuppu, vajutasin seda, kõiki neid triggereid on võimalik rakendada meiliturunduse automatiseerimise puhul. Ja ma näitan nüüd mõningad sellised kõige standardsemad asjad, mida tavaliselt tehakse. Kurb on see, et kui meie vaatame enda suure klientide hulga peal, siis päris vähesed tegelikult kasutavad tänapäeval seda, et sul on võimalik teha automaatikaid ja need automaatikad tegelikult toovad sulle alati väga palju kohe võitu. Kõige lihtsam asi on ju see, et tere tulemast. Mul on kodulehel, login sisse, loon endale konto, mis iganes asja, teen esimese ostu, saada mulle kiri. Tere tulemast kliendiks. Hoiame ühe päeva vahet, saadame sulle lisainfo. Okei, väga lahe, et sa oled meie klient. Tee nüüd seda või tee nüüd teist. Sul on alati võimalus ehitada siia üles erinevaid puid. Kui sa tegid seda, siis ma saan selle kirja. Kui sa tegid seda, siis ma saan selle kirja. Kindlasti olete te muidugi ka näinud seda, et teete endale kuskile konto või hakkate mingisugust tarkvara kasutama. Ma olen paar korda juhtunud sinna, et teed omale konto ära ja siis tuleb iga päev 5 kirja. Suure tõenäosusega 1 minutil hakkab natukene paha ja siis vajutad juba seda, et sooviks lahtuda, ma ei taha neid kirju. Ehk siis seda tuleb ka väga täpselt läbi mõelda, mida te soovite teha sellega. Kas te tahate lihtsalt öelda kliendile, et aitäh, väga lahe, anda talle paar suunist ja siis mitte teda rohkem enam tülitada. Loomulikult on võimalik seda tervituskirjaga tegelikult üles ehitada märksa suuremaks. Üks hea näide on see, kuidas sa tegelikult ka tervituskirjaga saad lõppkokkuvõttes välja filtreerida seda, mis inimesele huvi pakub. Sa saadad talle kirja, küsid ta käest mingisugused asju, vastuse võimalused, vastan nii, vastan naa. Lähtuvalt sellest, okei, see mulle huvi ei paku, ma saadan veel paar asja, ta läheb sellest flow'st välja. Teine variant on see, et ta vastas siin jah, okei, nüüd ma küsin veel midagi, jah. Ja te saate lõpuks enda jaoks tegelikult juba selle sama tervituskirjade seeriaga väga palju teada sellest, mida siis klient tegelikult ootab. Ehk siis minnes tagasi selle segmenteerimise ja personaliseerimise juurde, te saate selle baasil tegelikult juba inimesed ära panna erinevatesse segmentidesse. Teine asi, perioodilised teavitused, sünnipäev, kõige lihtsam asi. Küsige kliendi käest tema sünnipäeva, tehke talle mingisugune mõnus žest. Kui teil ei ole võimalust allahindlust pakkuda, siis öelge lihtsalt seda, et palju õnne sünnipäevaks. Erinevad võimalused nende samade perioodiliste teavituste juures, rehvivahetus, juuksur. Ei ole ju see, et lähen peegli ette ja mõtlen, et ma ei tea, olen juba tohutult karva kasvanud, et peaks juuksurisse minema. Olles juuksuriga salongi omanik, võiks ma ju ette mõelda selle peale, et okei, Tanel käis täna juuksuri juures. Tavaliselt käivad mehed korra kuus, korra 1,5 kuu jooksul juuksuris. Ma saan üles ehitada juba selle peale, selle automaatika, et võtame selle 1,5 kuud, võtame sealt mingisugune nädal-1,5 ette, saadame Tanelile kirja, et kuule Tanel, sa käisid tükk aega tagasi juuksuris, kas sa ei arva, et sa oled juba tohutult karvaseks läinud? Ole hea ja bronni meie juurde aeg. Täpselt samamoodi õlivahetus, rehvivahetus, ehk siis kõik asjad saaks ju tegelikult perioodiliste teavitustega nii täpselt paika panna, et sul ei teki seda probleemi. Nüüd ma pean äkki minema õlivahetusse. Millal ma sinna rehvivahetusse ikkagi nagu lähen. Ükskõik sellised asjad, mida on võimalik perioodikaga ära lahendada, mõelge selle peale. Vähendab kõvasti teie tööd ja samal ajal teeb kliendil elu märksa lihtsamaks. Kinnituskirjad kõik võimalikud. Ostsin selle asja, ostsin tolmuimeja, ostsin diivani, ostsin rehvid, mida iganes. Saadan pärast sulle kirja, kuule vaata, sa ostsid tolmuimeja, äkki sul oleks vaja sinna juurde tolmukotte. Ostsin diivani. Mis sa arvad sellest, et diivani sa juba ostsid, osta diivani juurde tugitool, osta endale diivani ette vaip või osta endale diivani kõrvale näiteks mõnus öölamp. Ja
kõige rohkem raha toov automaatika on muidugi hüljatud ostukorv. Ehk siis saadan hüljatud ostukorvi kirja. Siin võib olla kasutada erinevaid süsteeme, sa võid talle 3 kirja saata, sa võid kasutada SMS-i, aga see on alati see koht, kuhu tavaliselt e-poodidel jääb kõige rohkem raha. Kasutades seda, see oli täiesti hämmastavad numbrid mingisugused. See on ainukene leht, mida ma pähe ei õppinud endale, on see, et kuni 400% on võimalik tegelikult siit nagu tagasi tuua sellest võrreldes sellega, kui inimesed ei saa seda meili. Ostujärgne kontakt. Tegin ostu ära, küsin, kuule, kuidas ostuga rahul olid, kas me saame sind veel kuidagi aidata, mis sa arvad, anna meile tagasisidet. Ehk siis hästi lihtsad asjad, mis annab teile väga hea tagasiside selle kohta, kuidas kliendil läheb, kas talle midagi ei meeldinud või meeldis, ja te ei pea seda käsitsi tegema ja te ei pea mõtlema selle peale, et äkki tuleb nagu tohutus koguses niisama meile. Automatiseerige ära, te suudate selle märksa lihtsamini enda jaoks ära rakendada. Noh, ja tagasikutsumine. Ehk siis teil on mitmesaja 000 meiline andmebaas. Vaatate kogu aeg, et selline 30-40% avavad. Saadate, kogu aeg avad, aga mis saab nendest ülejäänutest, kes ei ole nagu üldse avanud? Võtke kätte, mõelge välja see loogika, et nendele, kes ei avanud, me tahaks ju, et nad ka hakkaksid avama või et nad saaksid sellest mingist hüve või loomulikult tooksid teie ärile kasumit. Ehk siis igatseme sind tagasi, tule vaata, meil on sulle 1 euro eest see reis soojale maale. Okei, ta ei teinud mitte midagi. Saadame talle veel ühe, ei teinud ikka mitte midagi, läheb välja. Tegi midagi, anname talle hüve, ta on aktiivne klient ja te olete suutnud jälle automaatselt selle ära lahendada. Ja mis siis kokkuvõtteks? Kui te hakkate meiliturundust tegema, nagu ma alguses rääkisin, lähtuvalt erinevatest sotsiaalmeediatest ja kõigest, hakake enda jaoks meiliaadresse koguma esimesest päevas alates. Te ei pea kohe hakkama meile välja saatma, aga mõelge selle peale. Meiliaadressid, teie omad, klient on andnud nõusoleku kullahinnaga. Integreerige kõik võimalikke süsteeme, mis on vähegi olemas. Raamatupidamine, müügitarkvara, need samad näited sealt eest, et mida ostis, millal ostis, küsige veel juurde vanust, elukohta, mida iganes. Pange paika kõik esmased automaatikad, hüljatud ostukorv, tere tulemast, kui on võimalik sünnipäev, õpi ja naudi kasumit. Aitäh! Siit saab liituda meie uudiskirjaga, iga kuu saadame mingisugust põnevat informatsiooni, mis meiliturunduses toimub, mis Smile'is toimub, kuidas saame abiks olla. Aitäh, Tanel. Mul on kohe küsimus seoses GDPR-i tulemisega ja teie näete ilmselt hästi palju seda, et kas ettevõtted siis peavad nägema nüüd tunduvalt rohkem vaeva, et oma kliendibaasi koguda? Sõltub sellest. Üks küsimus, mida ma ei küsinud, aga teie kui ettevõtete käest kohe saame teada. Kui palju teie ettevõtted töötab B2B poolel, ehk siis ettevõtelt ettevõttele? Ja teised on siis B2C ehk siis ettevõtelt kliendile? Jah, loomulikult B2C koha pealt on ta praegu keerulisem. Sa pead võib-olla tegema rohkem liigutusi selleks, et saada seda nõusolekut. B2B on selline hall teema. Samas on kindlasti ka see, et kui see klient juba sulle annab selle kontakti, järelikult ta väga ootab seda. Yeah. Okay. Ja siis on veel tulnud küsimusi. Mis on e-maili turunduses kõige ägedam edulugu? Aga mida selles mõttes võtta eduloona? Kaks head näidet. Üks on see sama
ütleme üks-ühele personaliseerimise näide, kus on eduloonas see, et see ettevõtte, mitte nüüd see, mida ma siin näitasin, aga me oleme veel paaril ettevõttel aidanud seda nii rakendada, on see, et nende, ütleme, esmane investeering kogu sellesse loogikasse, mis siis AI baasil töötab välja üldse selle, mida kellele pakkuda lähtuvalt kogu sellest ostuajaloost, käitumisajaloost, kõigest sellest. Nende investeering teenis põhimõtteliselt tagasi ennast 1 kuuga. No, see läheb küll eduloo alla. Teine hea näide oli see sama, mida ma näitasin siin lõpus, kus oli see tagasikutsumine. Kliendi andmebaas oli circa vast 700 000 meili. Ja nad vaatasid kogu aeg seda, et aga aktiivsed on meil tegelikult kuskil ainult mingisugune 200 000. Mis me siis teeme? Saatmise seisukoha pealt oli väga hea, kui ma saadan kõikidele nendele ülejäänud 500 000 kogu aeg. Nemad võtsid kätte, ehitasid üles põhimõtteliselt samasuguse automaatika, see töötas 2,5 nädalat, pakkusid põhimõtteliselt mingisugust asja ala 1 euroga. 500 000 tänu sellele automaatkampaaniale suutsid nad aktiivseks konverteerida tagasi 270 000 klienti. Ja ülejäänutega tehti siis seda, et olgu head aega, ma saame aru, et ei soovi, aga nende jaoks oli see oluline, et nad suutsid tegelikult väga palju kliente uuesti tagasi saada. Ja veel küsimus, millised on hea meilikampaania tulemuste numbrid? Ehk siis ilmselt see avamisprotsent, klikkimisprotsent? Tegelikult kõige paremad numbrid on need, mida te näete oma pangakontol. Sellepärast, et lähtuvalt kõigest ettevõtete puhul on hästi palju tekkinud seda, kui ma saadan ettevõttele meili ja trackin seda, siis viirusetõrjed teevad automaatklikke ja automaatavamisi. Ehk siis sa tegelikult ei tea, kas see on päriselt see inimene. Jah, okei. Kui sa pärast vaatad seda endal näiteks Google Analytics, mis on edasi toimunud, siis küll. Teine asi on see, et kui eelmine aasta tuli Apple'i poolt see loogika, see nende uus privaatsusloogika, kus siis automaatselt näidatakse sulle seda, et kõik on lahti tehtud, kõik on ära klikitud. Siis kuigi vaadates seda, kuidas ütleme siin Euroopa poolel on seadmete ja meiliprogrammide kasutus, siis meil ei ole Apple'it väga palju ja iOS-i. Siis tegelikult on nagu see, et kõige paremini te saate ikkagi mõõta sellisel juhul, kui te mõõdate konkreetselt sellest kampaaniast tulevat tulemit. Müüki. Jah, sest ma teen väga ägeda pealkirja ja mul on tohutult hea pakkumine. Ma saan näiteks kirja avamisprotsendiks, ma ei tea, 70 või 80% ja edasi klikke on ka seal 45%. Siis jah, urraa, mul on tohutult head näitajad. Ja siis te pärast vaatate seda, et aga ma tegelikult ei müünud mitte midagi. Ehk siis mõõtke alati müüke, mitte avamisi ja klikke. Ja siit veebist viimane küsimus, kas Smiley võimaldab meile üles soojendada, et vältida spämmi? See soojendamise asi on pigem sellisel juhul, kui te olete iseendale üles ehitanud mingisuguse loogika. Arvestage seda, et meil on oma saatmise infrastruktuur, meil tuleb iga kuu 400 uut klienti umbes ja meie infrastruktuur on arvestatud sellega, et kui sa saatma hakkad, siis sul on täpselt samasugune kvaliteet saatmisel nagu kõikidel nendel, kes on enne meiega saatnud. Seal on 2 asja, mis tuleb juurde. Üks on lähtuvalt sellest, mida Gmail see aasta muutis, on see, et ta kontrollib sinu domeeni reputatsiooni hästi palju. Kui sa saadad rohkem kui 5000 kirja päevas, siis ta kontrollib seda, et kui tihti sa saadad. Kui sa oled esimene kordne saatja, siis Gmail võib öelda, et
see on see, kui eraisikud, kui sul on palju Gmaili aadressi sees. Siis Gmail võib vaadata, et okei, sa oled mingi väga kahtlane, me tõmbame natukene pidurit ja laseme sind aeglasemalt ülesse. Ja kolmas asi, mis on praegu kõige olulisem, on see sama, et keerulised terminid, TKM, SPF ja D-mark, mis peavad olema sinu domeenil kõik korda tehtud, külge pandud, kui sa kasutad mingisugust välist saatmisplatvormi, et need omavahel toimiksid, ehk siis loogika on selles, et sellel platvormil on õigus saata selle domeeni nimel. Kui sul need on paigast ära, siis Gmail, see oli selle aasta veebruarist juba tegelikult. Vaatab sellele asjale nagu väga radikaalselt ja sul võib juhtuda seda, et saadad kõik oma kirjad välja ja siis vaatad, et midagi juhtunud või siis kõik läksid spämmi. Selge, kas meil on veel auditooriumis küsimusi? Kui ei, siis aitäh, Tanel, ja loodetavasti hakkab nüüd tulema rohkem kirju uutelt ettevõtetelt. Just.